Tere siit Narva-Jõesuu rannast. 13 kilomeetrit liiva on üks paljudest põhjustest, miks tulla Narva ja Narva-Jõesuusse. Praegu aga tahaks rääkida, miks tulla Narva kolledžisse õppima ja just kohaliku omavalitsuse korralduse eriala. Narva kolledž asub väga kentsakas kohas. Narva on suuruselt 3. linn Eestis ja ometigi ta on Eesti jaoks natukene võõras. Seda põnevam on siin tegutseda nii õppejõuna kui ka üliõpilasena. Sa tunned, et iga sinu liigutus jätab jälje. Siin õppides saad sa lisaks teadmistele ja oskustele ka väga huvitavaid tutvusi, mida suure tõenäosusega kuskil mujal õppides võib-olla ei saakski. Kohaliku omavalitsuse korraldus on rakenduskõrghariduse õppekava ja see tähendab seda, et ta on kõrghariduse esimene aste, nii nagu ka bakalaureuseõppe. Pärast seda on võimalik minna magistriõppesse edasi õppima, aga pearõhk on sellel, et rakenduskõrgharidusega saab kohe minna ka tööle. Ehk siis me anname nii teadmisi kui ka oskusi. Kohaliku omavalitsuse korralduse eriala on sisuliselt sama, mis kas riigiteadused, avalik haldus, haldusjuhtimine, aga ta keskendub rohkem kohaliku omavalitsuse temaatikale. Meie õppejõudude seas on nii oma õppejõude Narvast kui ka väga palju õppejõude teistest Tartu Ülikooli teaduskondadest ja kolledžitest, aga ka teistest ülikoolidest, näiteks Tehnikaülikoolist, Tallinna Ülikoolist, Sisekaitseakadeemiast. Meie üliõpilaste seas on üha rohkem, kuigi siiski üsna vähe, väljaspoolt Ida-Virumaad üliõpilasi, mis on kasuks nii nendele, kes tulevad väljastpoolt, kui ka neile, kes on siin kohalikud. Meie vilistlaste seas on nii ametnikke, nii kohaliku omavalitsuse ametnikke kui ka riigiametnikke. Paljud töötavad piirivalves, mis on siin samas lähedal. Meie vilistlaste ja üliõpilaste seas on vallavanemaid, linnapäid. Nii et see ei ole väga kitsas eriala, kuigi pealkiri võiks sellele viidata. Augusti keskel võetakse vastu dokumente ja septembri alguses on sisseastumistest. Ja mis ma öelda oskan? Tulge Narva õppima ja teeme teist eriti head kohaliku omavalitsuse ametnikku.